tšau! Täna käisime Lemon Gymis, mis avati Tallinnas, mõtlesime Katiga, et astume ka läbi. Tegelikult me käisime seal juba varem. Jah, aga siis oli ta kinni, kuigi reklaamiti vist, et oli lahti. Jah, see on mõtlenud. Ja siis tulime peale trenni, et enda lihased ära taastada ja kasvama panna, siis soetame endale natukene mingisuguse toidulisandeid, aga see selleks. Loomulikult oska neid siit veebisaidilt. Et kuidas sulle siis meeldis see Lemon Gym? Ta oli nagu täitsa hea seal. Ma nagu igapäevaselt kogu aeg seal käia ei tahaks, aga vahelduse mõttes oli okei. Et osad aparaadid ei olnud väga minu maitse järgi, teised samad liigust jälle väga hästi. Suur avar, miinustest nii palju, et duširuumis ega riietusruumis pole mitte ühtegi peeglit, mitte duširuumis ei peagi peeglid olema, aga ei WC kuskil, aga ma arvan, et need tulevad. Ma arvan ka, et need tulevad selle pärast, need kohad seal olid pandud nagu need. Ja vesi oli jääkülm. Jah, ma arvan, see on lihtsalt esimeste päevade siuke, jah. Kõik ei ole veel valmis ja ilmselt seal ei ole jah kogu aeg jääkülm vesi, aga saol oli mega palav ka, oli 26 kraadi. Aga samas ma nägin, et seal konditsioneerid oli, et ilmselt need siis pannakse tööle, ma ütlen, meie tulime nüüd eile ta tehti lahti, ilmselgelt seal nagu alles neid asju remonditakse ja puditatakse ja tehakse. Et kuna seal on suured avarad aknad ja päike sisse paistab, siis see päris kõvasti kütta samas. Kui konditsioneer on hea, siis miks mitte. Ma ei tea, mul iseenes siuke nagu noh, ütleme siuke interjöör või siuke must ja kollane, siuke gold-shimmilik. Siuke mulle nagu meeldib, tekitab siukest minu jaoks siukest lubasust, aga aparaadid ütleme nii, et noh, kui räägime plokkidest, siis kangid ja kettad, et no, need on igal pool ikka samasugused. Aga näiteks huvitav asi oli see, et aparaadid, neil on korduste lugejad peal, et ma ei olnud varem näinud suurustes. Jah, et kui kaua sa harjutust sooritad või jah, loeb aega ja kordusi. Jah, aga need oli väiksed plokksüsteemidel, mitte nii, et võtad anteid kätte, anteidel on ka need peal. Et see oli, noh, ma ei tea, kas see on oluline, ilmselt ei ole, aga noh, miks mitte. Samas aparaadid olid kohandatud nii, et sinna saab panna joogid topsid peale, mingisugused võib-olla oma need trennikavad ja asjad, nagu, et selles mõttes oli, ma ei tea, mis firma omas oli, aga ütleme nii, ütleme nii, et kui mina lähen jõusaali, siis ma enamus plokid kui suudan põhja panna, siis noh, ma olen nii tugev lihtsalt. Samas on Lemon Gymis ja õiget värvid muud peab olema, mis lihtsalt auguline. Aga see on see auk, kus see Kati nimetis. Aga noh, teeme triitsepsid ja vaatame, mis aparaadid siin on, et kas siin siuksed tugevamad jõuavad ka trenni teha, panime selle triitsapingi põhja. Tugevamad nagu mina või? Päti niduline. Mõtled, et ma reklaami teeksin, aga siis ütleme nii, et üllatusega oli see, et tegelikult need enamus blokid näite seda inimesed teavad, mis osta. Et näitan seda, siis ostke seda. Sellest mul on seda vaja. Et kus ma nüüd jutu käin, et jah, et tegelikult nagu jalapressi ma panin põhja, selle triitsepsi aparaadi põhja, aga tegelikult blokid iseenesest nagu osad seal aparaadid ja tuharaparaadid, et tegelikult on selles mõttes nad väga head, et noh, seal on nagu arenguruum, et mina, kes ma olen teinud päris kõvasti trenni, et ei jõudnud põhja panna nagu. Televisioon või? Või telekas või? Jõud uudis ole. Triitsepsid, näiteks triitsepsi aparaadid põhja ei jõua panna. Triitseps on ka väike, Kati tegi enne põhjas siin. Proovime, kuidas on. Nii on parem, allpool, kuidas pole vist. Siin aeg kadus jälle ära. Aga vahest on hea teada, palju ma siis ühes seires pingutan, su keskmine on 40 sekundit nüüd. Tahate samasuguseks saada ohmudeks nagu jokter, siis peate
üks seeria peab kestma 40 sekundit, siis hakkab lihas kasvama. Mis veel? Veetsid duširuumid ilusad puhtad, võib-olla kapid olid siuksed väiksed, aga ilmselt sellepärast, et rohkem inimesi mahutada sinna. Jah, aga minule need riietusruumid küll meeldisid väga. Selles mõttes nagu ilusad puhtad olid. Ja venitussaal oli ja siis mingisugune, mis seal on nüüd? Igast mingid ronimispuud ja asjad ja rööbast puid kahjuks ei olnud. Pigem mulle need saal isiklikult nagu meeldib. Ma ei hakkas käima sellepärast, et elukohast jääb nii kaugele ja nii edasi, aga ilmselt kui juba üks tuli, siis tuleb kindlasti neid veel tulevikku. Võib-olla, et ütleme nii, et üks asi, mis mulle meeldis, et mida jõusaalis ei ole, mida isegi HC Gym ja teised siuksed, kes peavad ennast jõusaalis võiks olla, aga ilmselt see ei olnud ka Lemon Gymi staatuslik, aga bodybuilderid tahavad ennast pildistada nii edasi, et kus jäädustada vormi, siis seal on selles mõttes hästi suur mussein ja seal koha peal on lambid. Võiks lambid olla tugevamad, et tegitaks siukest varje ja kõike rohkem, aga see oli kahe ploki vahel veel. Oli siuke asi, mis võiks olla tegelikult igas jõusaalis, fitnessid on need, kes on kehapeded ja mis seal võib-olla miinus oleneb sellest, kui palju rahvast on, et see plokk oli vist tõesti üks või kaks, ristiveo üks plokk ainult, et ilmselt sellest jääb puudu, kui hakkab inimesi palju käima. Ilmselt hakkab. Jah. Et saal on tegelikult suur avar iseenesest et kui ütleme nii, et kui tahad enda vormi vaadata kõik, siis seal on muidugi üks oluline miinus, et ongi, et täpselt suured aknad ja peeglid on vastaspool, et kui sa vaatad ennast seal, tahad oma mingi vormi vaadata, biitsepsit treenida, siis kui sa peeglisse vaatad, siis sa näed rohkem siluetti, et see on natuke spetsiifiline, aga minu ajaks oleks tähtis. Et kui ma valmistun võistlusteks ja tahan näha, kuidas mu vorm paraneb, et siis mitte näeks reaalselt seda, mitte nii, et ma olen mingi siluetina peeglis. Aga samas võib ka ennast vaadata peeglites, kus on külje pealt tuleb see aknavalgus. Tegime seal ka mõned videod ja pildid, siin need ongi teil. Et fish oil. Ja siis ikka see tribulus. Ja kindlasti, kui kogu seda värki omal näost sisse ajate, siis võtke seda ka juurde. Ja siis C-vitamiin on ka tähtis. Aga mis sulle veel seal siis meenub sulle seoses selle Lemon Gymiga? Midagi. Kõik see vist veel. Esimene proovitrenn on tasuta. Jah, esimene trenn on tasuta. Ma ei tea, mis see kuumaks seal oli? Minu mõnest seal oli ka see teemalt aastane pakett ja siis tuleb 19 € kuuni. Jõusaali hinnad on hakanud olla minna. Osta omale mitme jõusaali mingid aastapassid, kui erinevas käivist. Jah, et kui sa ostad näiteks selle People Fitnessi selle Lemon Gymi, siis on sul juba maksad ainult tegelikult 40 €, sest kui sa ostad näiteks Arcticus, mis on üks klubi, maksad 80 €, sa maksad poole rohkem, aga sul on see valikuvõimalus on nii palju. Ja siis võid veel võtta 24/7 fitnessi, mis on ka aastaks 20 €, siis sul on juba 3 klubi ja 60 € kuus. Jah, et selles mõttes on see tervitatav siuke jõusaali tulek, aga jah, ütleme nii, et see People Fitness mulle tõesti meeldib, see on kujundus ja kõik on see paras peldik ja see on nii ülbe juhtkond ka lisaks. Aga Lemon Gym mulle tegelikult isegi meeldis. Ma arvan üle, et see on kogu. Täitsa okei. Palju sul biitseps ümber mõõta on? 50. Nii et siit me siis nüüd oma otsad kokku tõmbame, minge vaadake ka ja võite alati ka teada anda, kuidas teile sobis ja siis ma tahtsin veel öelda, et siis et inimesed, kes ei suuda kehakaalu tõsta, et siis siin on meil ka megamass saab osta. Aga kes on kehakaaluga kimpus, siis meil vastupidi just diet-free proteiin kõigile midagi, et arendada ja kiirendada kogu seda protsessi. Aga te peate olema natukene ettevaatlik, sest muidu, eriti naised, te võite kaotada oma naiselikkuse. Nagu mina.